üks. Nii, ja sealt läheb. Elavad loobiga kaasa, väga tublid, 10 esimest. Nii, vaadake natuke leiumetsa parem, aga pole hullu. Nii, ja väiksematel on lubatud ilmselt ka, et lapsevanem käe kõrval omistab. Kui on esimene kord, siis vägagi mõistetav. Nii, jooksudistantsist hakkab juba pool läbitust saama. Ja näeb väga kiiresti, vaadake, esikolmik on tugevalt seal koos. Tubli, tule! No nii, võta ratas! Tubli, jookse! Seal, mine! Võta jooksu, ratas kõrval! Mine, jooksu! Ratas ja jookse sinna joone! Hästi! Remo Roomet, 334, Loreen Sots, 319, Tobias Lõbu, 335, õige väike, kindlasti esimest korda, Ramon Sots ja 308, Isaik Ratas, väga mõistlik. Laas on ilmselt veel kõige nooremas vanuseklassis ja läheb ka rajale. Lenksu paned siit üle, paned ratta niimoodi püsti. Kuhu sa paned? Püsi, see oli tehtud. Ei tohi visata, seal on teema, seal ei ole, see on nii lihtne vaata nüüd lenksud, sa tõstadki lihtsalt üle lenksu. Ja teine asi võtad selle, paned siia selle adule, ka panna siia najale. Tubli, Torru, tule! Siis sa näedki sellised Tule! Ratas kiiresti kusagile maha, vahet ei ole, võta! Jookse, võta! Vahet ei ole, jookse! Jooksuga nüüd, jooksuga! On kott autos. Seal on. 30-40 meetrit, kas seal piisab ja 2 esimest neiut läksid ka juba. Siin ei oleks peab tegema. 2 esimest noormeest ja 2 esimest neiut on ka. Ja küll. Viimasel etapil. Ja vaadake, liidril on juba toolmaad läbitud, vahel on võib-olla natukene lähenenud, aga julgen väita, et see on veel piisav. Ja veel 100 meetrit on jäänud. Tundub, et meil on mudilaste üldvõitja selge. Kas see tuleb liitustele? Sinna teise jooneni või? Ja sinna... Mine, Remo, mine. Mine, jookse, Remo. 329 Remo Roomest läheb nüüd veel jooksurajale, aga opralt, aga tubli Remo. Siis sa tood ratta siia. Nii, aga... Siis sa tood ratta siia. Neiu tuleb kindlasti siit koos emaga Filipisse ära.
Kirksul on ainult 30 meetrit jäänud. Teeme Kirsile aplausi, Kirk tuleb ka finišisse. Kindlasti ei olnud kerge see pingutus, aga kohe saab ka tehtud. Vetseega Kirk on finišis ja 333. Elri Rissivi lõpetab. Väga tubli Elri. Nii, 318. Jõuga lõpus. 319. Tobias lõputud. Nii, Tobias, väga tubli ja ongi tehtud. 334. Loren Skots. Loren finišis, väga tubli. Loren, vastu veel paar meetrit. Väga tubli Loren. Ega esimesed kogemused kõik ei ole nii selge veel. Ikka juhtub. Ja finišijoon on see mustad kaks joonsi. Nendest tuleb katsuda ja järgmine tuleb number 329 väga reipas Remo Roomet. Remo, tuleb, viimast 20 meetrit, väga tubli oled Remo. Ja viimasele jooksuetapile läheb number 308 Lars Laas. Isa abistab teda, on jäänud veel 250 meetrit. Ja võistkondi on meil täna 2 küttevat, numbrial 151 ja numbrial 152 pürgi. Ja osaleja on 18 ja lasin kõigi nimed ja numbrid ka ette lugeda, seda mööda kui nad tulevad. Ja 2 võisti on ette rehkinud. Ja kohe vaatame, mis on need numbrid. Ja nimed 323 ja 325 ja esimene tüdruk tuli kaua, teine tüdruk 310 liikus läbi. Merilin Luik, võistleja tuleb nüüd tihedalt niimoodi. Teine võistlus on 52 tuleb ka, annab teatud juba edasi. Võistlejad, kes võistkondlikus arvestus olid, siis nemad annavad teatud edasi jätkavad oma võistlemist, ehk siis nende kahe võimalus teha nii kaarevõistlus kui võistkondlik. Täiesti okei, korra veel. Ja tundub, et rattavahetusala on ratastest tühjaks olnud, ehk siis kõik on jooksmise lõpetanud ja lähevad rattarajale. On üks ring veel ju? Ja rattaringi on üks ring veel. Nii, näeme, kas tekib Mida tehtu? Ja neiu on juhtima läinud, 323 Isabel, tavaliselt lähed vaikselt aluks, on ju? Pane veidi juurde aluks. Ma kaotasin nad vahepeal eest ära. Nii, 322 oli Robin Kalju, 325 Aa jaa, see lendab ilmselt. Ma ei suutnud tuvastada, kuna number oli natukene viltu, 327 ja
310 on Merili Luik, teise tütarlapsele tuleb siis. Ja 311 Sten Tammer. Ära lahele liiast ära muidu. Ja rattad on näha erinevad tahendi on väikse võidusõidu rattad olema. Maanterattad korralikud või väiksed avarattad. Davai. Tule kohta. Ei, siin on üks ring veel, Mina! Mina, Isabel, mina! 3-2, Torone, palju nii, 322 noormees ehk siis Robin Kalju läks jooksudistantsile ja tulevad järgmised lõpetajad ma nägin, aga see oligi Siiver vista maha. kehvasti jah, aga pole midagi teha. ja vaatame katsume rattas ilma teistele ette ei jää, et nii, siis läheb teine võistkond 152. Nii, annab oma vahetuse üle ja meil ei tohiks tiitri tulekul jätkuliga ei olla. Näete, teeme suure aplausi. Mine jooksma! Ma ei suuda tunnustada, aga see on võistkondlik number 151. Juba lõpetab. Teeme suure aplausi! Ja esimene on 323. Robert Kalju!
läheb rajale peagi 16 osalejat. Ja võistkond on meil siis täna 9 loen ette ka need võistkonnad. Pärnu Sõudekeskus, Pärnu Sõudeklubi, spordiklubi Pärnu Pulss, SK Saarde, Aber ja teistel klubis ei ole. Ühesõnaga meil tehakse nüüd selline kiire naistele, see probleem, et naised tuleb paistada ja aastat kuulda. Aga kui nad sellega liikuma saavad, siis meil organiseeritakse lõpukirjada. Nüüd tuleb siia otsa ette üks auto, nagu ka buss, ja selle külge pakuvad saadavad köis ja siis on võimalik naistel tõmmata seda autole külge. Ujumisvõistlus on võidistantsil kestnud juba 3 minutit ehk selgelt üle poole distantsist on läbitud ja lühiosa läheb siis minuti pärast vette ja kordan ka siis distantsist siin üle põhiraja 400 meetrit ujumist, 13,7 kilomeetrit rattasõitu, mis annab ja siis 3,6 kilomeetrit jooksu ja seda rada saate siis jälgida ka võistluse kodulehel, siis see rada on üleval ja lühidistantsi ujumisel 200 meetrit, rattasõitu 10,1 ja jooksmine 1,8. Minut jääb veel lühiraja stardini. Ja siis hakkame jälgima ka, anname selle stardi ära ja siis hakkame jälgima ka, kuidas see ujumine on läinud, et selleks peaks juba esimesed tulemused olemas olema. Olgeret sekundit lühiraja stardini. Ja praeguse seisuga veel kedagi eest välja tulnud ei ole. Andmed seda ei näita. 10 sekundit lühiraja stardini. 5, 4, 3, 2, 1. Täna kõik, kes on plaaninud võistelda või võistlevad, on rajal nüüd. Ja läksid 16 võistlejad nüüd rajale. Ja vaatame nüüd saada siit vahetult ka ülevaadet sellest, kuidas on tuldud veest välja. Ja järgmisena siis Erika Ristisaar võib siia tagasi tulla ja siis Mari valib valmis. Nii, tundub, et neljandame ujumine veel kestab. Ja ongi alati tulete kolmandale ära. Neid noormees jälle tulnud ja meil on täna siis neidusarvestuses neli-osaline, noormeesarvestus neli-osaline, need on siis juhul 18. Veteranide meestearvestuses on 10,2
ja nüüd läks auto liiguma. Ja teie seal ikka Vitisaar ja naistel paraku ei ole autot niimoodi liikuma saavad. Mehed kallutavad enne poole ja natuke jalgadega lükkavad kaasa.
Teisena oli siis Laura Maasik number 6 Pärnus Soobikoolis. Laura Tammik muidugi. ja niimoodi lausa kenasti liikuma ja kaitsete liikuma sammudega ja tegelikult siis väga see auto on ja võiks tuletada riburada. läheb, enam lähevad ka, Andrale sees. ja just kõik siin ei ole mingit probleemi. Kõik on ilmselt otsi tõmmata koguda ikka, aga ma nakukooli kurdiga mehele olen hea ja pealt vaataja, näge valuta päevale, et ratturite kiirus on päris märkimisväärne. Vaadake, kui oskuslikult siin võetakse kurvi ja hoiame selle vabasid, et kui pilti tahate teha, siis tehke siis servad, et jaa. Päris tihe andmine on juba siin. Ja kui lapsed näeb kalarattaid, siis siin on kõigil ikkagi maanteerattad ja see kiirus on väga märkimisväärne erinevus. Ja enamus võitjatel on ka erinevus selle tavajalal on see, et king on pedaalides kinni ja töötab ka sedapidi, kui sul laskis üles liigis. Tõmbata juurde, et alati vahetus võtab pisut aega, aga hinnanguliselt on sellest kasu, mis on kalatotsuga päris ei tasu minna. Aga kindlasti mõned võitjad kavaratastega, kui nad on nooremad, nii et väga mõistpärane kõigepealt proovida järgi, enne kui teha siia alati suuri investeeringuid, et kohti niidusti tütrega võidusõiduratta kasutamisega, aga nende hinnad on päris korralikult, et hea tehnika maksabki palju, et kui hea jooksutööga sellise 100 ja 8 euro vahel esimesena tuleb Kristjan Suhada, ja teisena tuleb Kuno Paju. teise mingi ratta muidugi saab natukene sootumast kätte. Urg on järsk, aga seal oli kiiremini, lähe kiiremini. ja kui on vaja selle tee liikuda, pausi, kui ei ole et hoian selle kergesti võitja mitte häirida. ja teisena tuleb kodu ja seejärel
seda teekorda. Järgmist tuleb saatis Jana Tuulik ja asub vahepeal valmis. Ja läheb, ei, on lubatud kaasa. Tõmba käima uuti. Tõmba, nii. Kõik koos töötavad. Tõmba korralikult. Tõmba, Voodile liikuma hästi. Aeg. No nii. ja meie liider on mitte reede vanuseklassiga, noormeeste vanuseklassiga U18 arvestusel. ja liider peagi tulemaga. Näen siin ka erinevaid võiste toetust tegemas ehk tuntud juhtumeid näede perekonnast Eesti sooja. Teatatud viimane vahetus. Tuleva tema ees asuvat Panteri ja selle järgi rahvast toetab arvestusel liider. ja Panteri tuleb, see tähendab, et ka liider tuleb juba. Liider on meil siis Rasmus Madisson, kes tuleb just stardikaare läbi ja purgis koos teise võistlejaga. ja Rasmus läheb praegu siis oma viimasele ringile, järgmisena tuleb ta juba vahetusalase jooksule. ja hea vaadata selliseid tõhiseid jooksumehi, neid mäe teeb siis toetusluba. ja kui nii kõva jooksumehed on viimasel stardil, siis võistkondlikult eeldada läbi minnakse kõva tulemust tegema. Nii, temal on küll, kui tuleb ülihea pidamine. Tal on endal head värkid asjad. Et pidada tagada, ei tasu siia tulla, aga läheb Urmo Jaapani välja, Jaapani, anna arvesse viimati tegutseda kodus kohta. hinnata, kas tema korraga eelmisel aastal, aga eks me näeme seda, et ilmselt üle 40 minuti jooksuaja lõpus tuleb see finišiaeg. ja lühiraja võistlejad tulevad. ja esimene lühiraja võistleja number 97 on juba vahetusalas. Tuletan meelde, et lühirajal siis 2 riiki ja rajal
nii, ja Jaago Pällis läheb juba esimesena jõukurajale, teeme talle suure aplausi, ole hea, läheb, 1,8 kilomeetrit finisile. Jaak, ei, läheb, Jaak. Nii, ja järjekordne võitja läheb rattaringile number 24. Nii, teie ees on Janno Reinik ja tema järele kokku Pulga ja Hendrik Kallo. 3 ja ikka vaja 3 rattaringi, kõik on vaja 2. Kes see on? Läheb mahud! Auto tuleb saada liikuma ja kui see auto liikuma saada, siis tuleb hakata liikuma. Lähevad lähevad, on viimane ring! Ja lühirajal 2 rattaringi, ikka vaja siis 3 rattaringi. Ja inimesed ei tohiks olla liider enam väga kaugel. nii, väga hea, lõpuni tõmmata nagu ja auto läheb ja kõik alla Madisson, kes võitis kuu 18-st, peaks sisse tulema, aga lühirajal tuli siis teine võitja Väikesalasse ja tema number 91. Kohe vaatame ta nime. Olav Iisrael teise mehena vahetusalal lühirajal ja kolmas Sarja Puus, Rain Veskimäe, kolmanda mehena Rain Veskimäe. Olav Iisrael ja Rain Veskimäe, 3 meest. Kiivri peab ära võtma, kõik peavad kiivri ära võtma, mitte keegi tohi vähe jätta ja siis võib joosta sinna vahetusalasse. Albert, kaugel sul paps on? Viimane! Davai, pane hästi. Järgmisena siis tuleb Veiko Tõnis, Hendrik Kallo, palun hea päeva Veiko. Ja siis Veiko Hitter, palun seda. Auto liigub ikka väga hea kiirusel ja Nii, ja Rasmus Madisson vahetusalal. Kiirusdistantssi liider vahetusalasse. Tema on tulnud kohtunud oma jalas olevat. Kiiver ära ja läheb jooksuseks. Kiirusdistantssi liider läheb läbima oma 3,6 kilomeetrit. Ratas koos. Ja järgmisena Martti! Kiiver pealt ära! Kiiver rulli ära! Kiiver maha! Kiiver maha! Kuhu me ratta paneme? Kiiver ratta külge!
kingad kottidesse. Number 16 oma kolmandale ringile. Ja vahetusalas käib väga suur sagimine, jooksnud otsud jalga ja lähevad järgmised võistlused juba oma jooksmisega läbi. Aeg on kulunud siis lühidistantsil 28 minutit ja pikaldistantsil 33 minutit. Enne joont maha. Kiiver ratta külge, ratas siia. Ja enne joont joont maha, number 36 tuleb. Kiiver ratta külge. Number 26 läheb järgmisele rattaringile. Number 14 järgmisele rattaringile. Number 9, number 26, maa. Kiiver ratta külge. Number 30 järgmisele rattaringile. Kiiver ratta külge. Ja kingad kotti. Eelmise aasta kolmanda koha omanik Maur läheb vahetusalasse. Haarakoha jooksujooksus. Mis mõttes? Ma ei tea, ratta ei olnud kõik hästi. Jaa, ikka, me jõuame sõita. See vajab üldse üle. Enne joont jalg maha, vaata ei jõudnud. Ratas siia ja kiiver ratta külge. Ei, siin taga või? Me ennast joogi pudel saatma. Kingad kotti pidi panema. Ja viimane number 6. Edasi! Enne joont maha! Tuli vahetusalasse, distantssi naiste liider. Ükskõik pane mis saab, ette Vaata, see siin ei sõida keegi. Kiivrid ratta külge kõigil. Ja kingad kõigil kotti. Vahetus on seal. Nii, ja meil tuleb võitluse distantsi võtta viimisisse, teeme suuna pausi. Võitluse distantsi võitja tuleb viimisisse, jäänud viimast 50 meetrit ja Jaak Pärniste. Teeme pausi. Jaa. Pärnu linnas viimisi. See võitlus on tehtud ja aega kulub 31 sekundit. Võitjana Jaak Pärniste. Kui noori kohal ei ole, siis ettepanekut võtavad palju. Siis võtad järjest ratta, paned sinna, aga võta siit poolt pigem. Okei. Võtas ära, jah? Võtas kinni veel? Jah. Mõtlesin, et korraldi peal olen kähti. Hoiab. Ei võta, paned ära. Ja rattakiivri paned ratta külge. Sinna võib ka panna, kus on vaba koht, sinna paned. Kiiver ratta külge. Kingad kotti. Loe ratta külge, jah? Kiiver ratta külge. Kiiver ratta külge.
see on nurgas, ei lastud läbi meid. Tegelikult, jah. Siit sa kutsist ise kuradi korraldaja. Mina veel punane auto mind lasi läbi. Võtta kohta! Ja Kiiver Ratta külge ja siis saad edasi. Kiiver Ratta külge. Oleme selle ära. Kiiver käivad Ratta külge. Lombitama. Nii, Kaspar, minu teada Kaspar on selle väga hea. Ja tundub, et pulk on nii kõva, et neid on ka siin lühikajal lõpetamas. Nii, ja tuleb siis number 100. Pane tala peale. Kiiver siia. Siin tuleb alati kõva häälega meelde tuletada, et Kiiver Ratta külge ja kingad kotti. Siis kui see oli see. Siit võib jah, need kõik siia taha hoiavad. Liida vett oli sul või? Tahad või? Tule, lähe. Ja number 9 Kiisal tuleb järgmine võistleja. Ja arvestajate kolmas siia, meil ei ole mõtet neid tõsta. Viivad niimoodi, et sa ei näegi, kes on. Selle tagasi.
võime ju tõsta. Võid kombel hingad molti. Davai.